Aga praegu kutsun siia nüüd Eesti Keele Instituudi vanemteaduri Ene Vainiku, kes arutab teemal, kuidas eestlane tunnustab. Natuke ja siis ma nii ka ütlen, et tere kõigile, suur au laureaadile, aitäh kutsumast siia, tere kõigile keelesõpradele, et selline teema siis, et kuidas eestlane tunnustab, võib-olla mõnevõrra üllatavgi teema, sest nii, kuidas ma nüüd edasi liigun? Ja, sest et võib-olla tüüpilisem on nagu see hoiak või teadmine eestlaste kohta. Juba Eesti mänguski oli küsimus, et uuringu kohaselt siis suur hulk kaasmaalasi arvab, et eestlased hoopiski virisevad liiga palju. Õige vastus oli seal 58 ehk ligi 60% siis küsitletutest arvas, et eestlased virisevad. Aga siis praeguses ettekandes siiski keskendun positiivsele ja räägin ühest uuringust, mis on tehtud juba paar aastat tagasi, aga koroonaaeg tuli peale ja ei olnud mingitki võimalust seda tutvustada Eestis. See põhineb siis juba praeguseks avaldatud artiklil, kus me võrdlesime siis Eesti ja Poola argivestlusi ja keskendusime selles võrdluses just positiivsete sõnade, nimelt siis omadussõnade ja määrsõnade kasutusele. Argivestluste teemaks olid siis õpingud, need olid vestlused siis kas siis tudengitel omavahel või siis pereliikmetega. Tegemist ei olnud siis nagu klassi kontekstis õpetaja-õpilase vestlusega. Ja tahtsime siis nagu, või lähtusime sellistest üldkäibivatest stereotüüpidest, nagu et poolakad enda kohta arvavad, et nad on nagu nii südamlikud, toredad, toetavad, emotsionaalsed, eestlaste kohta seevastu arvatakse, et nad on tagasihoidlikud, reserveeritud, oma tundeid neil kas ei ole või nad ei väljenda neid. Ja vaatasime siis, võrdlesime kahte väljavõtet suulise kõne korpustest, üks oli siis Krakowi ülikoolis kogutud, teine on Tartu Ülikooli suulise keele korpus. Väljamõtte maht oli siis mõnevõrra Eesti puhul pisut lühem, Poolas oli ka osalejaid pisut rohkem, aga edaspidi siis me vaatame ainult siis kas suhtarve või siis üldse kvalitatiivselt. Keskmine vanus Eesti vestlejatel mõnevõrra suurem, sest seal oli kaasatud ka perekonnaliikmeid, mõnel juhul võib-olla osales vanaema, mis viis keskmist pisut üles. Poola vestlejad olid siis valdavalt läbinisti tudengid. Arvude keeles siis nendes väljavõtetes neid positiivsete sõnade kasutusjuhtumeid, mõistetavalt Poolas oli rohkem, sest teksti mahtu oli rohkem, aga siis osakaal kõikide tekstisõnade hulgast oli Eesti ja Poola andmestikus nagu täpselt sama. Ehk siis see eeldus või ootus, et poolakad kasutavad positiivseid sõnu kuidagi rohkem, ei pidanud paika, nad kasutasid neid täpselt sama palju suhteliselt. Erinev oli aga siis hoopiski omadus- ja määrsõnade osakaal. Poola vestlejad siis kasutasid võrdsemalt omadus- ja määrsõnu, seevastu Eesti argivestlustes on tavaks kasutades rohkem ainult omadussõnu ja adverbe suhteliselt palju vähem. Tähelepanuväärne erinevus on siis ka see, et poolakate siis kõnevoor on nagu tunduvalt pikem, eestlaste kõnevoor ligi poole lühem, aga eks seda lühendab siis see, et meil on
seal ka mõned väga lühikesed voorud nagu lihtsalt möh ja sellised, mida võib-olla siis Poola tudengitel nagu ette ei tulnud. Ja siis, kui siis Poola suhtlusstiili iseloomustab see, et intensiivistajaid kasutatakse siis peaaegu igal teisel korral, eestlased kasutavad samuti argivestlustes intensiivistajaid positiivsete sõnadega, aga siis nagu igal kolmandal korral. Siin on siis nüüd 10 sagedasemat võrdlevalt Poola ja Eesti. Siniseks olen ma teinud siis omadussõnad ja roheliseks määrsõnad. Et see lihtsalt näitab siis seda, et 10 sagedasema hulgas Eesti andmestikust tuli siis rohkem tõesti omadussõnu välja ja et Poolas on esimese 10 sagedasema seas siis rohkem määrsõnu. Vaatame siis edasi, et mida siis üldse hinnanguliste sõnadega vestluses tehakse. Et siin ma olen natuke kokku pannud nagu need teoreetilised alused nagu 3 selliste punkti ja põhiolemuselt taandub see siis Halliday keele 3 metafunktsiooni peale. Ja ka hinnanguliste sõnadega muu hulgas siis teenitakse kõiki neid 3 metafunktsiooni. Esiteks siis väljendatakse arvamuste hoiakuid, tuginetakse seejuures siis kas iseenda või siis üldiselt omaks võetud väärtustele. Et sellega siis, see vastab siis Halliday ideatsioonilisele funktsioonile, kus väidetakse midagi maailma kohta. Et hinnatakse siis asjade seisu maailmas ja kiidetakse siis heaks siis kas sellest, et ta vastab väärtustele või selle poolest, et ta on esteetiliselt hinnatav. Teiseks, väga oluline argivestlustes loomulikult on selline funktsioon siis interpersonaalne, et argivestluste üks põhilisi eesmärke ja funktsioone, mida ta teenib, ei ole üldse mitte informatsioonivahetus, vaid see, et kuidas me loome ja hoiame alal ja taastoodame omavahelisi suhteid. Väljendame siis solidaarsust või siis, kui on ebavõrdsed suhted, siis taas luuakse neid ebavõrdseid suhteid vestluses. Selles funktsioonis siis tuleb ette siis, et vestlejad väljendavad ka oma tundeid hinnanguliste sõnade, kasutades positiivseid sõnu. Ja 3. on siis tekstiline funktsioon, et sellised fraasid nagu hea küll, olgu, nendega siis lihtsalt korraldatakse vestlust, antakse positiivne tagasiside selle kohta, et kõnevoor on vastu võetud. Milliseid sõnu siis kasutatakse? Ma nüüd keskendun siin Eesti sõnadele ja näidetele eesti keelest. Et need on siis kas üldhinnangu sõnad, mille sisuks on ainult positiivne hinnang ja mingeid muid kvaliteete nagu väga sinna ei lisandu. Et nendega siis teenitakse põhiliselt siis just seda interpersonaalset suhete hoidmise funktsiooni ja see toimub paralleelselt. Mitut asja tehakse kõnes ikkagi alati korraga, et väga harva, kui mingi väljend või repliik teenib ainult ühte eesmärki. Ja nende hulgas siis ka esinevad need üldhinnangu sõnad just nendes vormelites, siis nagu hea küll, hea et, hea kui ja nii edasi. Siin on siis üks näide, kuidas sõbrannad räägivad autoeksamist. Andke mulle märku, kui aeg hakkab kuidagi lõppema ja kriitiliseks läheb. Et kogu see vestlus või see fragment mahubki siia ühele slaidile ära. Üks ütleb siis, issand, kui hea, et ma täna autoeksami õud, teine, mõtle, kui hea sul on nüüd load ja nüüd saad autoga sõita. Mul ei mahu see veel pähe, nii äge. Et siin on siis näha, et on need üldised hinnangu sõnad ja nad on siis sellistes pigem nagu vormelites ja on ilmselge, et kõneleja väljendab oma positiivset emotsiooni, aga ta ei kasuta mingisugust emotsioonisõna, vaid need vestlejad kahekesi koos hakkavad nagu konstrueerima situatsiooni väljaspool seda kõnesituatsiooni. Et siin oleks võimalus ka näiteks kõnelejal, kui üks ütleb, et ta tegi autoeksami, öelda, et kui tubli, mul on nii hea meel su üle, ma olen uhke,
ei midagi sellist, nad hakkab nagu ütlema, et nii hea, et sa saad nüüd autoga sõita ja siis teine püüab ka sellega kaasa mõelda, see isegi ei mahu talle pähe, ta kasutab sellist piltlikku väljendit, ehk nad siis kahekesi hakkavad konstrueerima situatsiooni ja saavad rääkida, kuidas asjad on hästi, nagu pigem väljaspool seda situatsiooni, kui et vahetult üksteisele üksteist kuidagi kiita või tunnustada. Siis täpsemad hinnangusõnad. No näiteks kena, ilus, vaba, tark, kerge, korrektne, populaarne, julge, loogiline, kvalifitseeritud, kompetentne. Eesti vestlustes tuli neid nagu suhteliselt rohkem esile tegelikult kui Poola vestlustes. Poolakad pigem just kasutasid neid üldiseid hinnangusõnu ja väljendasid oma tundeid ja andsid just seda vahetut situatsiooni sees nagu sellist positiivset tagasisidet. Aga need täpsemad hinnangusõnad siis kannavad siis infot, siis millised väärtused on siis hindamise aluseks, siis õpingute kontekstis tuleb välja siis, et küll räägitakse seal siis esteetilistest väärtustest, akadeemilisest edukust, saavutustest, majanduslikust toimetulekust, aga siis muidugi ka siis sellest, kuivõrd õppimine on ikkagi raske, siis positiivselt hinnatakse ka seda, kui pingutus on väiksem, et kui on vaba aeg ja mida toredat saab teha. Et nende täpsemate hinnangute sõnadega siis samamoodi Eesti vestluses põhiliselt teenitakse siis seda interpersonaalset funktsiooni, aga siis läbi selle ideatsioonilise, ehk siis räägitakse mingisugustest asjadest ja olukordadest väljaspool situatsiooni, nagu kellestki, kes on kvalifitseeritud, kellestki, kes on edukas, kes tuleb toime. Kas mul hakkab aeg lõppema? Ei hakka veel, olgu. Siis mul on siin veel mõned näited lihtsalt, ma mõtlesin, et kui on vaja, siis ma lippan nendest rohkem üle. Hästi. Siin on siis veel näide, siis, et see kõik ei jääks nii teoreetiliseks, et koorikaaslased arutavad ühe Soome tudengi otsust jätta õpingud pooleli ja minna siis aastaks lapsehoidjaks. Et siin on siis näide siis sellest, kuidas kasutatakse just sellist spetsiifilisemat sõna, mis tugineb väärtustele, see praktiline mõtlemine, siis siin taustaväärtuseks on siis nii-öelda see majanduslik turvalisus, et nad tuginevad siis sellele, et soomlased üldse on nagu praktilise mõtlemisega ja siis see Soome tudeng ka järelikult ja arutavad omavahel ja kiidavad selle heaks siis, et jah, et võiks küll nii teha, et õpingud katki jätta. Nii, siis nüüd tuleb natukene pikem või selles mõttes siin on rohkem voorusid, kokku 4 slaidi. See on selle poolest nagu, ma tõin selle näite, et kui mõni eelnev näide oli võib-olla selline, kus need positiivsed sõnad ilmusid mingisuguse sellise vormeli sees, et nad ei olnud võib-olla nagu läbimõeldud ja nii nagu kavatsetud, siis teistsugune situatsioon on see siis, kus hinnanguandja tunneb vastuseisu ja siis ta nagu kavatsuslikult ja tahtlikult siis väljendab oma hinnangut ja see praegune näide on siis selline, siin on tudengid arutavad raamatu üle, mida üks nendest, siin on 3 tudengit, üks on valinud siis mingiks raamatu analüüsiks ja L ilmselt tahab selles kolmikus siis domineerida, sest ta hakkab seda raamatut maha tegema, et siis see on jama raamat, see, kes selle oli valinud, see kaitseb, see ei ole, see on lõpphea raamat. 3. küsib, et kas sa oled lugenud või? Siis, et tõsiselt mina või? T ütleb, et ma hakkan sellest raamatu analüüsi tegema. M kordab oma küsimust, oled selle lugenud? Või T ütleb, et no ma hakkasin. Ja siis see, kes andis esimeses selle hävitava hinnangu, ütleb, et see ju pooleldi lasteraamat. See, kes valis, ütleb, ei ole kusjuures. M asub kaitsele, ise oled lasteraamat. Ja siis T, siis nüüd tuleb lõpuks see positiivne sõna, siis mille pärast üldse kogu see vestlus sattus uurimise alla on siis, et
seal on lihtsalt ilusad illustratsioonid seal. Ehk siis tuginetakse siis esteetiliste väärtustele, tuuakse see nagu nii-öelda ideatsiooniliselt kõneks, aga selge on, et kogu see vestlus käis tegelikult nagu suhete paikapaneku, et selle funktsioon oli suhete paikapanek, keegi neist ei olnud tegelikult seda raamatut lugenud, mis ei seganud vestlemast. Siis positiivsete sõnadega saab anda ka negatiivseid hinnanguid, et ei ole nii, et nendega ainult tehakse häid asju. Siin on selline näide siis, et teismelised räägivad õpetajat taga ja siis, kes räägib, siis jäljendab õpetaja häält, et mul on huulevärv juba ära läinud, et ma pean tegema korda ennast ja siis lisab siis juurde, et ta on muidugi nii vapustavalt ilus naine, et ta tõesti peab huuli kogu aeg värvima. Et siin on siis näha siis seda nii-öelda esteetilist hinnangut, intensiivistajat, aga kogu selle funktsioon on siis muidugi interpersonaalne, taaskord jällegi omavahelist solidaarsust kinnitada, aga samas seda õpetajat nagu siis maha teha, mis aitabki omavahelist solidaarsust antud juhul üles ehitada. Või siis positiivne sõna võib olla ka osa etteheitest, näiteks selline pöördumine lihtsalt kallis laps, kes rääkis täna, et õpib küla peale ära ilusti. 2 positiivset sõna, aga eesmärk on siis korrale kutsuda. Nii, kui siis nüüd kokku võtta siis Eesti ja Poola suhtlusstiile siis võrrelda, siis kokkuvõte oleks selline, et Poola vestlused olid sõnaohtrad, need voorud pikad, nad kasutasid palju kordusi, hinnanguid ja intensiivistajaid, need kuhjusid nende vestlustes üksteise otsa. Nad olid kohe näha entusiastlikud ja mainisid oma positiivseid tundeid otse ja rõhutasid siis just subjektiivsust ja et need hinnangud lähtuvad nendest endist. Eesti vestlused võrdluses siis olid lühemad, sõnaohtramad, intensiivistamist natuke vähem. Otsest kiitmist ja komplimente siis välditi, tundeid pigem siis selles mõttes eksternaliseeritakse, et inimestel on tunded küll, aga nad ei kasuta siis nende kirjeldamiseks tundesõnu, vaid nad ütlevad, mõtle kui hea, et sa saad siis autoga sõitma minna, ehk nad siis eksternaliseerivad selle tunde, viivad juttu kuskil situatsioonist väljapoole. Ja tuginevad oma hinnangutes siis pigem sellistele ühiskondlikele väärtustele, nagu ei argumenteeri nagu enda subjektiivset arvamuste pealt nii palju. Kokkuvõtteks siis sarnane on see, et positiivsete adjektiivide adverbide osakaal on sama, põhiliselt teenivad interpersonaalset metafunktsiooni, ideatsiooniline ja tekstiline toimivad sellega koos, esineb nii poolautomaatset kui teadlikku ja kavatsetud hinnangut, positiivsete sõnadega saab anda ka negatiivsete hinnangut, teha etteheiteid ja nii edasi, irooniat. Aga erinev on siis see, et sõnaliikide proportsioon on siis erinev ja et 3 hinnangu andmise alamtüübist, milleks on tunne, hinnang ja heakskiit, poolakad kasutavad rohkem tunnete väljendamist, subjektiivseid hinnanguid ja arvamusi, eestlased eksternaliseerivad oma tundelaengu ja annavad hinnangu tuginedes pigem ühiskondlikele normidele. Nii, aga siis ma jätan selle arutluse praegust vahele ja tänan kuulamast. Ja siis lõpuks veel siis pöördun laureaadi poole ja kui ma nüüd ütleks Poola stiilis sulle tunnustuse, siis ma ütleks, et hästi paned, Jüri, mul on sulle hea meel, aga Eesti stiilis ütleks, mõtle kui hea, Wiedemanni tunnustus on nii tähtis tunnustus. Tänan.